Ja palun, ja palun. Kohe saab 23 täis. Tekkinud suhted ja suhtlemine ja jätkuv suhtlemine. No mul vist saatus või Fortuna või Amor kinkisid võimaluse mõnikord hommikuti kooli kõige ilusama tüdruku portfell kooli kanda ja pärast tundide lõppu jälle mõnikord siis koju viia see portfell. Ma püüaks Eesti ühiskonnas seda pinget ja vastandumist ja tigedust välja lasta. See võib väga erinev olla, see arusaam ja mõõdupuud, aga ilmselt täpsus, vastutustunne ja lugupidav suhtumine teistesse. Jah, see on mul juba üle kuu aja nii-öelda laua peal. Loen ja pooleli, see on Kristiini Ahini janu on kõikidel üks, aga mul on kogu aeg 3 raamatut käsil. See on Oskar Lutsu Kevade, siis on 3 musketäri ja Šveiki seiklused esimese maailmasõja ajal. Aga praegu on Kristiini Ahin. Ma palun 2 võimalust, 2 vahetust. Tohib? Ja. Esimene oleks ma ise 30 aastat tagasi. Ma sõidaksin oma ema-isa juurde, ööbiksin seal, väikene muusika, väikene naps võib olla, aiatööd, hästi palju küsimusi mineviku sugulaste kohta ja ma salvestaksin selle nii, et mul oleks alati võimalus see päev endale ette kirida ja sinna sisse minna. See oleks esimene ja teine võimalus oleks umbes 40 aastat tagasi minna tagasi oma pere juurde siis, kui lapsed olid väikesed, et ma siis samamoodi iga hetke sellest päevast käitumisest, mõtetest, kõik salvestaksin, et ma saaksin seda päeva uuesti läbi elada. Lihavõtte saar. Mul on kogu aeg ainult lemmiktegevused suvel ja talvel, et see on laulmine, tantsimine, lugemine, kirjutamine, suhtlemine. Suvel on ehk aiatöö lisandub, aga muidu ei ole erilist vahet mul. Kirjutamine. Täpselt 10 aastat tagasi hakkas ilmuma ajakiri Pikker või Pilkaja, Pikri järeltulija. Ja siis juba alates teisest numbrist tegin ma sinna kaastööd ja kokku 62 lugu kirjutasin. Ja ühe loo peale kulub umbes 8 tundi. Nii et 62 lugu Pilkajasse. Ja see oli juhus. Ma olen matemaatikaõpetaja sellel Pärnus ja siis Pärnu naiste liidud, organisatsioonid otsisid võimalust rajada Pärnusse laste varjupaik. Pöördusid 1, 2 ja 3 poole, et tehke ära. Ja siis, kui nad minuni jõudsid, siis mina ütlesin, et olgu, teeme. Nii oligi. Ja ta käivituski jah, augustis 91. Ma ütleksin üks komponent, harmoonia. Helide, häälte, värvide, sellise visuaalse struktuuri, kõik peavad kuidagi tasakaalus olema. Üks tunnetus maailmas kõige paremini? Ilmselt ma ise. Mida kõige paremini teeks? Ma ei oska nimetada. Mul on pigem see viga, et ma rabelen ruttu uue asja juurde. 90 prossa juba töötab, on valmis ja siis ma ei viitsi enam seal lihvida ja nikerdada, võtan juba järgmise asja käsile. Nii et kõige paremini neid asju ei ole. Mõlemad. Näiteks sama ennem vastus Lihavõtte saar, lemmik unistus, kus on ära käidud. Mul ei ole selle kohta ühtegi vinüüli, aga on CD-d ja kui ma tahan ikka sealt kandi, Polüneesia kandi muusikat kuulata, siis CD pealt. Mis me siin räägime? Palun. Siin ta on, Rapanui. Aga mitte vinüülplaatid sul kodus on? Ui. Umbes 4000. Jaa. Minete 2 lemmikut? Hästi raske. Mul siin mitte lemmikuid ei olegi.
ma ei muretse neid, mida ma ei taha kuulata, need ma kingin ära või loobun või viin ära keldrisse. Aga lemmikuid otsides, jälle, kui juubelist rääkida, siis täpselt aprillikuus 5 aastat tagasi hakkas tööle Tartus vinüülplaadivabrik ja nende esimene toodang oli Andres Rootsi niisugune bluusi muusika. Et seda ma kuulan, siis see on minu jaoks väga kaasakiskuv. Edasi, üks meie pere lemmikuid on niisugune USA kantrimeeste bänd Highwaymen. Seda kuulame ikka päris tihti. Ja nüüd siis Amor Trio. Ostsin Apollo vinüülipoest. Seda ma kuulan mitu korda. Mulle väga-väga meeldib see muusika, mis nad teevad. Ja veel üks sellest kogumise objektidest, ega ma ei kogu arvu, ma kogun teemasid ja see on väliseesti muusika, mida ma kogun. Kui nendeks teemadele pidama jääda, siis mul on 72 erinevat versiooni Lapaloomast. 72. Ja siis on Lilli Marleenist umbes 17 ja teemade järgi ma siis erinevaid riike ja kultuuri on kokku 90 siin. Aga 5 aastat tagasi, kui ma oma selle albumi kokku panin, siis oli neid erinevaid riike 65, nii et 5 aastaga on 25 juurde tulnud. Viimane oli näiteks Etioopia. Et selles mõttes 5 uut rahvast või kultuuri aastat, ei ole just eriti palju, aga ega eesmärk ei ole see. Pigem on see niisugune vedamine nagu igal kogujal. Seda mul ei ole, küll on tore. 2007. aastal kirjutas Augusti Sõplaati ja panid inimestele tänavat tantsima. Kas seda ka see sulu? Ei oska öelda, mis sel suvel toimuma hakkab, aga pigem mind kisub rohkem koos laulmine. Et näiteks hommegi saame 4 sõpra kokku, me nimetame endid uduverööbikuteks ja lihtsalt 3 tundi otsime sellise tuulise koha ja me oleme kõik vaktsineeritud, aga siis laulame koos ja me niimoodi korra kuus kohtume ja niimoodi 10 aastat juba. Ja näiteks sügisel me käisime Narva-Jõesuus, et oleks laululaager. 2 aastat tagasi olin Bulgaarias kuldsetel liivadel nädal aega rannas laulmist. 3 aastat tagasi olime Türgis, Alanjas jälle samamoodi laulmine niimoodi õhtuvaikuses. Et pigem, minu jaoks on laulmine tähendab suhtlemist, nii nagu tantsiminegi. See on seatud mõtete, emotsioonide vahetamine, selsamas Türgi laagris. Läksime õhtusse ühe restorani ja siis ootasime toite ja seal muusika mängis ja üks mees tantsis. Ja ma ei tea, mis minuga juhtus, ma läksin talle seltsi. Need 2 meest tantsisid ja tema tants muutus. Kui ta tantsis üksinda, oli see midagi muud, kui mina ta kõrvale läksin, siis oli üks teine asi, mis seal niimoodi koos toimus. Nii et, või üks minu suhtlemiskohti on pubi, kus ma kord nädalas käin ja kus mul sõbrad, kamaraadid kogunevad ja vahel seal Jüriga me tantsime omaette, kui on aega ja ruumi ja hea muusika on ja minu jaoks on tants midagi erilist, nii nagu laulgi, suhtlemisvahend. Kui saaksid ise välja mõelda mingisuguse riigipüha, siis mis see oleks? See on hea küsimus. Ma mõtlesin kaua ja ma ei suutnud midagi uut välja mõelda, aga ma annaksin mõnele pühale sisu juurde. No siis, kui Eesti Vabariik sai 100, siis ma panin kokku sellise lauluvihiku. Need, mida inimesed laulavad, on laudud ka juba aastakümneid või 100 üheskoos olles, mets mühiseb ja nii edasi. Ja ma viisin selle presidendi kantseleisse Kadriorgu ja kutsusin külla teda siia, et kui Eesti Vabariigi aastapäev Tartus läbi saab, suur pidu, siis tulge ta meie perre. Siin kogunesid sõbrad tuttavad ja me laulsimegi siin, muidugi ei saanud tulla, kantsleri kenasti vastas. Aga ma detsembris-jaanuaris saatsin kirjad kõikidesse maakonnalehtedesse ettepanekuga, et seesama Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine võiks toimuda pereringis üheskoos laulmine. Ja ma usun, et see ongi seose tekitamine või seose hoidmine selle mineviku ja eelmiste põlvkondade esisaade ja kõige selle kultuuri ja kombestikuga. Nii et mina annaksin või rõhutaksin ühte sisu niisugust momenti nende Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Aga selle ma kingin teile. Sest me laulame neid samu laule selles minu vaba aines tudengipärimus ja see hakkab järgmisel aastal uuesti kevadel, nii et te olete oodatud. Meil on praegu ka turismikad selles samas ainekursuses ja eelmisel aastal olid turismikad. Nii et tulge, te saate omavahel siis ka teiste erialade tudengitega tuttavamaks, kui te koos laulate.
kaudejaamast tuleb pähe õppida. Kas The Beatles või Michael Jackson? Pigem Louis Armstrong. Kes on sinu lemmikmuusik? Hea küll. Naised köögis ja kaunimate aastate vennaskond. Aga miks? Nad on siirad. Ja sedavõrd siirad, et see on nii professionaalne, et nad on seal ise, nad ei näitle, nad on lihtsalt ja annavad sõnumit edasi lauldes. Neil on igas laulus mingi tekst, mingi sõnum. Noh, nagu näiteks seesama, millest ennem juttu oli. Seesama Kristiina Ehin. Ta on ju selle Naised köögis liige ja nii nagu tema luuletused, nii ka nende ühised laulud, need on kõik niisugune nautimise koht. Aga kes avanes toitusega? Ma ei tea. Ma söön mõlemad pidi nüüd. Mis on sinu nooruslikkuse saladus? Tekitan nüüd ühe seose kolledžiga. Üleel oli mul siin samas toas külas üks meie vilistlane Epp. Ta elab Tartus, aga ta oli asja siia kanti ja terve õhtu me veetsime siin ja rääkisime paljudel teemadel. Ei kirunud vabariigi vaktsiinipoliitikat, ei, meil oli palju muid teemasid. Ja siis oli ka seesama, et vanalt noor ja noorelt vana ja siis järgmisel päeval saatis ta mulle, leidis oma kogudest ühed mõtteterad, kuidas jääda nooreks. Ja see on põnev selles mõttes, et need mõtted pani kirja mees, kes sündis 1900 aastat tagasi. 26. aprillil saab tema sünnist 1900 aastat Marcus Aurelius, temast sai Rooma keiser hiljem. Ja täiesti huvitav on lugeda ja mõelda, et kui vähe me erineme praegu mehest, kes sündis 1900 aastat tagasi. Ma loen, noorus ei ole mitte eluperiood, vaid vaimuhoiak. See on tahte, kujutlusvõime ja tundeerksuse väljendus. See tähendab julguse võitu pelguse üle, seiklusjõnu võitu mugavuse armastuse üle. Inimene ei jää vanaks seetõttu, et ta on elanud teatud hulga aastaid, vaid vanaks jääb see, kes loobub oma ideaalidest. Aastad võivad küll naha kortsuliseks muuta, kuid ideaalidest loobumine jätab hinge oma märgi. Eelarvamused, kahtlused, hirmud ja lootusetus on vaenlased, kes meid ikka jälle maadigi suruvad ja lasevad juba enne surma põrmuks variseda. Noor on see, kes ikka veel suudab imestada ja vaimustada, kes püsib väikeste laste kombel ja mis siis, kes esitab sündmustele väljakutse ja tunneb rõõmu elumängust. Te olete sama noored kui teie usk, sama vanad kui teie kahtlus. Nii noored kui teie eneseusk, teie lootus, sama vanad kui teie rusutus. Ja siin on veel mõtteid, aga ega paremini oskaks mina öelda, sellepärast ma kasutasin Marcus Aureliuse mõtteid. 1900 aastat tagasi sündis mees. Kas on midagi väga suurt erinevust tänasega võrreldes tunda? Ei, nii et ta ei ole vanaks jäänud ka selles sajandite mõttes. Aitäh, Valter, et vastasid küsimustele. Tore, näeme.